Pärnus Promfestil esietendus eile Bellini ooper Romeo või Julia, kus astuvad üles Claudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võitjad. Lavastaja on peamiselt filmiloojana tuntud Katrin Tegova. Peale selle, et oma unistuste ooperirolle saavad laulda Claudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võitjad, iseloomustab Promfesti lavastusi seegi, et võimalust lavastajana debüteerida pakutakse Eesti loojale, kes oma uudse lähenemisega avardaks ooperi piire. Selline ettepanek tehti Katrin Tegovale, kes lavastamisega pole varem kokku puutunud. Jah, kuidagi nii juhtus, et kui Erkki Pehk tegi sellise ettepaneku, siis ma mõtlesin ka, et kas see nüüd on ikka päriselt või see on unes. Ja siin näitleja Erkki Lauriga üks päev rääkisime, siis ta ütles mulle ka, et ohoh, et sina hakkad kohe ooperit lavastama, et siin Peeter Jalakas ja Robert Wilson ikka alustavad väiksemate asjadega kõigepealt. Väga põnev on kogemusena ja ma loodan, et ka see tulemus tuleb selline, et on uhke tunne selle üle ja iga päev õpib siin väga palju asju. Muusikaline juht Erkki Pehk ütleb, et Estoniale või Vanemuisele nad konkurentsi pakkuda mõistagi ei soovi. See lavastus on tehtud tublide noorte lauljate jaoks. Me ajame oma rida. Me teeme selle lavastuse ju eelkõige nende noorte lauljate jaoks, et nendel oleks šanss õppida üks suur roll ära ja esitada seda ikkagi professionaalselt. Aga me teeme omi lavastusi. Me tahame nii-öelda avada kaasaegse muusikateatri piire ja seda siis omade võimaluste piirides ka siis teeme. 4 keeles käib siin see asja. Leedu keel on paratamatu keel, koor, orkester, koreograaf, inspitsent, lavatehniline personal, need kõik tulevad siis Kaunase muusikateatrist. Lavastustiim on meil eestikeelne. Artistid on meil siis nagu öeldud juba Ameerikast ja Venemaalt ja Valgevenest. Endlas mängitakse Bellini ooperit Romeo või Julia veel ka homme. Seejärel saab seda vaadata Kaunase publik.